tere hommikust, käes on teisipäev ja mina hakkan liikuma trenni, see on selle nädala teine trenn ja tuleb ülakeha päev. Ma olen nüüd kodus, ma teen oma päevast meiki. Mina natukene teen ennast korda, midagi erilist ei tee. Ja ma olen teiega siin jaganud oma näonahasaagat. Ja nüüd on järgmine probleem. Okei, punnid kadusid ära. Mõtled alati kuidagi. Et punnid kadusid ära. Ja nüüd mul on lihtsalt nagu vist nädal aega järjest juba olnud see, et just eriti vasaku silma laug ja siis nagu siit silmanurgast on nagu kooruv kuiv nahk. Ja seal on nagu midagi valesti selles suhtes, et mingi kreemi panemine ja aita, ma olen üliniisutavaid kreeme pannud. Ja see on lihtsalt nagu mingi kooruv nahk. Ja siis nüüd ma hakkasin mõtlema, et ma esimest korda üle, ma isegi ei tea, 10-11 aasta lõpetasin siis beebipillide võtmise. Et ma muidu nagu terve oma täiskasvanu elu olen võtnud beebipille just ka sellepärast, et mul ei olnud päevad regulaarsed ja siis rasestumise vastu ka tore on ju. Aga nüüd, kuna ma läksin kaaslasega lahku ja siis ma kuidagi tundsin, et nagu nii, ma olen mõelnud sellele pikalt, et nagu vaadata, mis üldse toimub, kui ma lõpetaks nende võtmise. Kuigi selles suhtes mul ei olnud nagu kunagi mingeid komplikatsioone nendega või nagu, et ma ei võtnud juurde, kui ma neid hakkasin võtma. Mul nagu, ma ei näinud nagu mitte mingisugust muutust, aga selles suhtes need on ikkagi ju hormoone mõjutavad pillid, nii et selles suhtes mingi mõju neil on kohe kindlasti olnud mu kehale. Igatahes nüüd ma mõtlengi, et kas see, et ma nüüd põhimõtteliselt 6 aega ei ole võtnud, kas sellest, kuigi mul see nagu näonaha probleem hakkas ikkagi nagu vist juba natuke varem pihta, aga igatahes ma ei oska seda muuga kokku viia, ma ei ole midagi muutnud. Toitumine, ma ei tea, toitumine ka tegelikult nagu suures plaanis nagu super palju ju muutunud ei ole, nii et ühesõnaga ma olen veits nõutu. Aga ma panen ennast korda, siis ma söön lõunat, kuna kell on juba 12:30. Ma tegin eile krevettidega pastat. Mingitest asjadest lihtsalt, mis mul nagu külmikus olid. Panin mingid erinevaid juuste ja maitseaineid ja krevetid ja väiksekujutatud tomatid ja vist oligi kõik. Et seda mul jäi veits alles, nii et seda ma söön lõunaks ja siis ma teen viimase sorteerimise oma riietele. Mul on juba mitu nädalat esikus olnud riidekotid. Need ma viisin ära, mis ma tahtsin riidekonteinerisse viia, aga need kõik, mis on alles, on need, mis ma tahan siis nagu müüki panna. Ja nagu ma siin juba varem rääkisin, siis ma ei viitsi vist kõike päris nagu online'i müüki panna. Ehk siis ma viin enamuse, või suure osa vähemalt. Ma viin Kardekasse. See on see kirbukas, kuhu ma olen varem ka oma riideid viinud. Tondil see asub. Et kellel on huvi, ehk siis ma viin suure osa riideid sinna ja mingisugused jätan ikkagi, mis ma tahan panna Vintedisse, kuna sealt ka täitsa hästi mul esimesest satsist mingid asjad läksid. Aga ma lihtsalt nagu paningi mingi, ma ei mäleta, mingi 6 asja panin sinna üles ja rohkem ma ei ole jõudnud. Nii et jah, sorteerin veits, ma arvan, et ma tahan mingid lõhnad ka panna ikkagi Vintedisse. Ja siis, kui ma olen Kardekas ära käinud, siis saan kodus tööd teha. Nii et selline on see
päevaplaan. No nii, siin see minu pastaka on, see on tõesti jäägipasta, sest ma pidin isegi 2 erinevaid makarone kasutama, et sellest üldse normaalne miil kokku tuleks. Aga väike kodujuust kõrvale ja ongi korralik lõunasöök. No nii, ma nüüd istun siin oma riidekottidega ja hakkan läbi vaatama, mida ma viin sinna ja mis ma panen Vintedisse. Ma arvan, et ma selle kampsunikese viin kardekasse. See vist on mul juba Vintedis üleval, siuke punane palmikuaes kampsun. Siis mul on selline seelikukene Vintedis üleval. Siis on see tore kleit, minu arust see on nii nunnu. Ja reaalselt, miks keegi seda ei taha. See on minu arust mul juba kardekas käinud. Aga no ma ei tea, ma vist viin uuesti selle. Ja see on mul jagas üleval olnud. Aga jah, ta võib-olla näeb välja nagu siuke weird, aga kui selga proovid, siis nagu istub hästi. Nii et siis ma arvan jah, et see on seal kardekas parem, et saab selga proovida. Siis mul on siuke teksavestikene. Selle ma arvan, et ma viin ka kardekasse. See kleit, selle ma peaks ka äkki proovima Vintedisse, sest see on ka mul juba seal kardekas käinud ja ei ole müüki tulnud. Siis ma viin näiteks sellise vähe kantud leopardi bomberi kardekasse. Ja siis Zara vesti, mille ma tellisin ise jagast, aga pole kordagi kandnud. See on lihtsalt liiga pisikene. Ja ma tahaks natukene suuremat. No nii, kardekas on käidud, asjad on müüki pandud, jube tüütu ülesanne, aga samas ikkagi väga palju mugavam kui see, et neid kõiki asju ükshaaval panna kuskile keskkonda ülesse. Ja jah, nüüd see on tehtud. Ma panen alati nagu väga normaalsed hinnad. Et kui ma seal vaatan ka mõnda teist boksi, siis ma olen alati nagu üllatunud, et inimesed panevad päris kõrged hinnad, et kas nad müüvad ka need asjad ära. Aga võib-olla müüvad. Nii et I'm not judging, aga minu boksis kõige kallim asi vist on 30 eurot ja see on Massimo Dutti kampsun. Minu arust kõik teised asjad olid mul soodsamad, enamus asjad mingi 6 euri, 8 euri. Et minu põhieesmärk on see, et ma saaksin nendest asjadest lahti ja et ma natukene teeniksin tagasi seda raha, mis ma olen kulutanud nendele. No seal on mõned täitsa uued tutikad siltidega asjad ka. Et jah, Seebi 22 on see aadress. Minu lapsepõlvekodu tänaval asub see kirbukas. Seebi tänaval ma kasvasin üles. Nii et alati nagu väike süke nostalgia, kui ma seal käin. Ja siis ma arvan, et ma viin nagu mingi paari nädala jooksul natukene juurde, vaatan veel oma raamatud üle ja võib-olla viin nendest ka midagi sinna. Ja nüüd ega tegelikult siin väga nagu hingedebe momenti ei ole, ma peaksin hakkama vlogi monteerima kohe. Ja mul täna kuidagi veits raske meeleolu ja nagu üldse ei kiri mitte millegi tegemine, aga noh, siis tuleb lihtsalt suruda läbi. No nii, täna mul siis Kentucky stiilis liha
õhtusöögiks. Ma vaatasin, et see oli lihtsalt tänase kuupäevaga ja ma tegin selle ära. Ma muidu nagu ei tee sellist sorti liha tavaliselt kodus. Mida on ikka korralik nagu grill-liha. Airfryer'is tehtu nagu kusjuures väga hea. No igal juhul kõhu saab siit täis ja mul on täna magustoid ka. Mul olid ühed moosikad, mis olid nagu peaaegu halvaks minemas. Ja siis ma tegin nendest moosi. Okei, te ei näe seda moosi. Aga no kõige parem asi, mida sa moosiga teed, sa sööd seda saiaga, moosi sai. Ja siis ma ostsin täna isegi väikse 500 millilitrise piima, et ma saaksin siia kõrvale juua. Ja noh, kuidas sa saad kõige rohkem moosi ikkagi igas ampsus on see, kui sa ampsu kaupa sööd ja lihtsalt kuhjad siia seda moosi. Nii hea, see on reaalselt suve maitse. Tere hommikust, käes on kolmapäev, ma tegin endale just pasteedisaiasid, muna ja matša. Oh my god, kui hea. Oh my god. Täna on väljas väga hall ilm, aga minul sellest ei olegi midagi, sest et täna tuleb väga tihe tööpäev. Ma on vaja salvestada 2 podcasti episoodi. Ma ei ole ammu seda teinud, sest et tegelikult nagu juba ühe salvestamine võtab mu nii läbi. Aga tuleb teha seda, sest et puhkus on tulemas. On vaja ette salvestada. Ja siis mul oleks vaja vähemalt üks nendest episoodidest kindlasti ära monteerida ja siis mul on vaja veel tegeleda ühe teise projektiga. Nii et põhimõtteliselt mul tuleb siuke väga kodune tööpäev. Ja täna ma trenni ka ei lähe, kuna ma olen 2 erinevat päeva käinud, siis tuleb väike paus. Kuskil mingil hetkel peaks oma sammud ära tegema, aga ma arvan, et seda ma vaatan õhtupoole, kui õhtuks näitab vihma, aga ma juba mentaalselt üritan ennast ette valmistada, et võib-olla ma siis lähen vihmaga. Oh my god, saate aru, mis just juhtus? Ma teen praegu oma meiki ja siis ma vaatan, et mul hakkab see heart shape tape otsa saama. Nii, ma lihtsalt seletan, kuidas mu mõttekäik oli. See hakkab otsa saama, siis ma olin mingi, mul oleks vaja Sephorasse minna. Ja siis ma olin nagu, et aga ma lähen ju... Ma ei mäleta, kas ma olen öelnud, kuhu ma lähen või millal ma lähen. Igatahes ma lähen Horvaatiasse. Siis ma olin nagu, kas seal on Sephora? Siis panin Google'isse sisse. Is there a Sephora in Split? Ja saate aru, täpselt minu reisi ajal, kui ma olen seal, avatakse seal Sephora. Mida pekki? Muidugi veits nagu riskantne selles suhtes, et kui see alles avatakse, kas seal on nagu mingi mega palju rahvast. No ma ei tea, mul on ükskõik, ma lähen kohale. Kui äge, siis neil on äkki mingid head diilid seal veel ka. Oh my god, so excited. Wow. Teate, ma kasutasin täna päris toredat põsapuna kombot. Ma panin Maybellini Sun Kisser Rose Bursti ja siis peale panin Kiko 03 Luminous Blushi. See on siuke hästi ilus nagu pärlmutter hele roosa, aga tal ei ole nagu endal ülitugevat tooni juures. Ehk ta on nagu topperina väga tore. Igatahes minu arust jäi väga ilus kombo. See läheb natuke rahulikumaks, kui ma selle concealeriga ära hajutan, nii et don't you worry. Juhuu! Päeva kõige raskem osa on tehtud ja mul on 2 podcast episoodi salvestatud. Ja minu arust tulid lihtsalt nii head episoodid. Mul ei ole nagu mõnda aega päris siukest tunnet sees olnud nagu praegu neid salvestades. Nii head voice'id lihtsalt. Nagu kes iganes te olete, kes neid saadate. Aitäh, sellepärast, et reaalselt nii head teemad, nii põnevad arutelud, nii kui hea. Või ma läksin ikka nii kettasse ka. Aga selles suhtes see on nagu, ma arvan, ka huvitav ikkagi, kui on siuksed teemad, mis nii sütitavad lihtsalt, et läheks annaks peksa kellelegi. Ja võt täpselt siuksed teemad ja ma ütlen tõesti, et mõlemad episoodid olid nii head. Jällegi, ma tean, nii paljud teist ei kuula mu podcasti. Ma ei tea küll miks, aga ma tean, et osad inimestest on nagu mingi, et tead, ma ei ole siuke podcasti inimene, aga mina ütleksin, et nii hea kõrva panna, kui lähed jalutama, koristad kodus, pesed nõusid, ma ei tea,
triigid, pesu, mis iganes inimesed teevad, on ju. Nii hea asi, lihtsalt nagu väike siuke mölin kõrvas. Või noh, ma ei ütleks ise selle kohta mölin, aga ja nagu nii huvitav ju teiste inimeste eludest, situatsioonidest, suhetest kuulata, paneb enda jaoks mingid asjad perspektiivi, et ma ikkagi ärgitan teid andma võimalust sellele podcastile. Et ma tõesti panen sinna nagu kogu oma südame sisse ja annan endast kõik, et nagu olla päriselt abiks, päriselt nagu mingit nõu anda, jagada oma kogemusi. Et see podcast on mul ikkagi nagu siuke südameprojekt. Nii et ma väga-väga tahaksin teid kõiki sinna ka kutsuda, sellepärast, et ma nagu hingega teen seda asja ja ma tahaks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Kuigi see ei ole jah nagu mingi siuke draama ja gossi podcast, siis ma arvan, et sellel on omajagu väärtust ja kui mitte muud, siis vähemalt meelelahutuslikku väärtust ikkagi. Vot, üllataval kombel ma nagu täiesti surnud ei olegi, mis vahel te ju teate, ma olen teiega ka jaganud, mingi salvestan ühe podcasti episoodi ära ja ma olen mingi, oh my god, ma ei jaksa eladagi. Aga täna, ma ei tea, võib-olla on asi selles, et ma jõin hommikul selle matša ja siis nüüd. Aga muide, ma panin selga selle MyProteiini, no issand, võiks veits suumutida, on ju. MyProteiini selle hele roosa jaki, mis nad mulle ise saatsid. Issand jumal, see on nii haige, kui see on nii zoomed out. Igatahes ma panin selle esimest korda selga ja see on nii nunnu ja nii ilus. Ja nüüd ma mõtlen, et ma koristaks oma setupi ära. Ja kuna mul on juba valgus ja tripod kõik on väljas, siis ma võiksingi selle setiga ka mingid pildid teha, sest et kohe hakkab see Impact Week. Ja selle raames ma tahaks nagu spämmida rohkem sotsiaalmeediasse, sest et nagu ma olen öelnud, siis ma teenin ka ikkagi selle oma koodi pealt väikest protsenti ja suvi on tulemas, kulutused tulevad, nii et ma tahaksin väikest coin'i teenida ja kuna mulle tõesti lihtsalt need MyProteiini riided endaga ka nii meeldivad, siis mõtlesingi, et nendega rohkem nagu mingit story materjali ja võib-olla midagi TikToki ja niimoodi panna, et ikkagi see kood Kaisa E on ju. Kuigi kui sina seda vaatad, siis see Impact Week on läbi, küll aga minu koodiga saab alati soodukat ja minu arust saab alati vähemalt -40%, nii et Kaisa E on see kood. Ma olen nii kettas praegu. Ma olen lihtsalt nii kettas praegu. Esiteks, ma sain ühe podcasti episoodi monteeritud, seal olid siuksed teemad, mis ka kütsid mind jälle üles uuesti, kui ma nüüd seda kuulasin. Aga mitte sellest ei tahtnud ma praegu rääkida, vaid sellest, et ma tegin eile öösel Cult Beauty'st tellimuse. Ja ma tellisin sealt paar meigi asja ja põhiliselt ma tellisin sealt parfüüme. Ma tellisin Kajali 2 seda uuemat Peach ja Pirn 10 millised, väiksed, tahtsingi lihtsalt proovida, et kas mulle meeldib ja saan siis suurema tellida need lõhnad ja siis selle Summer Fridays, mis iganes ka uuema parfüümi ka 10 millise. Ja veel vaatasin, neid saab tellida, ei näitagi, et need ei toimetata minu asukohta. Ja praegu tuli mulle meil, et neid ei saa ikkagi toimetada, et me cancelisime selle orderi ja sulle tuleb see raha tagasi nende eest. Ma ei saa aru. Reaalselt, mis probleem on? Meil nagu Euroopas müüakse neid lõhnu. Ei ole see, et mingi Euroopa Liitu ei saa neid saata. Ei ole. Miks sa ei saa mulle Eestisse neid saata? Ma lihtsalt lähen kettasse. Kuidas parfüümigirlid saavad neid? Kust kohast ma saan selle siis? Ma pean lihtsalt nagu reisima või? Nojah, ma lähen siis seal Splitis sinna Sephorasse ja parem oleks, et seal on need lõhnad. Reaalselt, miks elu peab nii keeruline olema? Ma ei ela kuskil pommiaugus, ma elan Eestis. Okei. Reaalselt nii mõttetu probleem tegelikult, aga lihtsalt nagu ma olin nii excited. Ja nüüd ma ei tea, ma tellisin sealt paar tanning toodet ja mingi paar meigi asja. Mis tuletab mulle meelde?
Isle of Paradise, mul lemmik fake tan. Seda ei saagi enam mitte kuskilt Eestisse. No Eestis see on igalt poolt müügilt ära korjatud. Just see tan, mis mulle meeldib. See läbipaistev dark toonis. Mingisugused asjad kuskil on veel müügis. Mulle tundub, need on mingid laojäägid. Mina ei tea. Reaalselt Eestis seda enam ei ole. Cult Beauty ainus koht, kes seda müüb. Ja Cult Beauty ei saada seda Eestisse. Ja nüüd ma pean hakkama katsetama uusi. No okei. Eesti omadest mulle Nobi oma ka väga meeldib. Et no, ma siis kasutan seda ja... Aga lihtsalt seal Nobi omal on see guide color. Et ma tahaks midagi, mis on nagu läbipaistav ka. Reaalselt hakkan siis katsetama. Nii kettas saab nagu. Ja siis ma naeran iseenda üle, et mul on sellised asjade pärast kettas. Aga no jah. Ma ei ole reaalselt hommikust saati söönud ja kell on 6. Aga nagu ma olen nii hoos oma tegemistega, et ma ei ole tahtnud mingit pausi vahele tekitada, pluss peale söömist alati on veits siuke rammestus ja mingi igatahes ma varsti söön. Aga mis mind homme ees ootab? Ma lähen Äristarter podcasti. Ma ei tea, kas selleks ajaks, kui see video välja läheb, on see episood juba üleval, aga kui see on, siis ma panen selle descriptionisse ja olen kindlasti ka Instagramis jaganud. Või noh, kui see hästi läheb. Aga no miks ta ei peaks? Igatahes. Seal siis räägitakse erinevate ettevõtjatega ja eesmärk on inspireerida ja nagu vähendada seda hirmu ettevõtluse ees. Ja kuigi ma ise nagu... Ma saan ju aru, et ma olen ettevõtja, aga ma ei mõtle iseendast nagu igapäevaselt nagu mingi, ma olen ettevõtja. Ma näen ennast kui sisulooja ja selleks, et seda tööd teha, siis jah, ma pidin ettevõtte ilmselgelt looma. Nii et igatahes sellest teekonnast ma lähen rääkima ja ma võtsingi ette. Nii tore, nad saatsid mulle kõik küsimused, siukse ettevalmistava info. Et ma natukene nagu mõtlen neid asju nüüd läbi ja homme kella 10-ks ma lähengi sinna ja siis kus juures see Telliskivis toimub mul see kell 10 see hakkab, see orienteeruvalt kestab tund aega. Siis kell 11 ma vabanen sealt, aga kell 12.30 mul on Telliskivis järgmine üritus. Eks ma siis mõtlen välja. Ja siis mu esimene mõte oli see, et Telliskivis on ju see Haru kohvik, see, mis pakub igast huvitavaid matšasid, et läheks äkki sinna, aga siis ma tean, et seal üritusel, kuhu ma lähen, pakutakse matšat nagunii. Ehk siis nagu see ei ole ka mõistlik. Aga võib-olla ma lähen söön lõunat kuskil või ma ei teagi. No igatahes, see on homne mure. Aga jah, mis hetkel sa tundsid, et nüüd hakkan ettevõtjaks? Oh my god. Miks sa alustasid ettevõtlusega? Mis sind käivitas? No nii, ma arvan, et ma olen nüüd küsimusteks piisavalt ettevalmistanud. Üldiselt ma väga ei muretse. Mul on just 2 üritust selja taga, mis on kindlasti andnud ka nagu sellise enesekindluse boosti, et ma saan hakkama. Ja nüüd õues. Issand, kui märg õues on. Ja ma kuulen, et ikka sajab, aga no mul on reaalselt täna 100 sammu tehtud. Või no midagi sinna katti, kõik on kodus tehtud. Nii et ma lähen ja jalutan. Mul ei ole ühtegi vihmajopet. Mul ei ole isegi kapuutsiga jopet. Ma ei tea, kuidas see elu nii on läinud, aga igatahes ma olen hakkama saanud. Nii et ma panin lihtsalt kapuutsiga dressipluusi, siis ma panen kilejope. Ja kui saan märjaks, siis saan märjaks. Ma ei viitsi vihmavarjuga, ma ei viitsi minna, vaata. Ma vihkan vihmavarjusid üldsegist. Nii et ma ei tea, kas ma teen kõik need 7000 sammu ära, aga no 5000 võiks ikkagi selle tiiruga täis tulla. Nii et see on mu praegune goal. 40 minutit hiljem ma olen täiesti ligu läbimärg. Ma läks nagu nahast püksist, sest nad on nii ligu läbimärjad. Ma läksin kõige halvemal ajal üldse jalutama. Ma ei saanud teile isegi ühtegi klippi teha, sest mu telefon oli täiesti märg. Ma ei saanud isegi podcasti kuulata, mida ma tahtsin jalutuskäigu ajal kuulata, sest ma ei saanud seda lihtsalt käima panna. Esimesed mingi 5 minutit ma rääkisin vennaga juttu. Daniel, kas tal oli täna seljaopp. Ehk siis ma küsisin talt, kuidas tal läheb ja nii, ta on haiglas praegu.
ja kui ma kõne ära panin, siis ma ei saanudki selle telefoniga rohkem mitte midagi teha, nii et ma lihtsalt rootoogisin 40 minutit jalutuskäiku. Ehk siis ma tegin lühema jalutuskäigu, kui ma algselt plaanisin, sest ma olin juba esimese 5 minutiga täiesti märg. Ja nagu ma tilgun praegu, nii et ma pean lihtsalt rõdule kõik asjad kuivama panema. Tere hommikust! Käes on neljapäev ja mina sätin ennast valmis, et minna siis Äristarteri podcasti. Kusjuures ma magasin kohutavalt. Mul oli ikkagi mingisugune alateadlik närv sees. Sest no enda podcastiga, mitte et ma tegelikult tavaliselt väga palju puterdaks, aga kui midagi, mingi mõttelõng jääb poolikuks või ma ei oska sõnu leida või midagi, et siis ma ju lõikan selle sealt välja ja nemad ka kindlasti lõikavad, või ma usun, et nad ei taha ju jätta ka nagu mingeid imelikke asju sisse. Aga lihtsalt see, et see kontroll ei ole minu käes. Eks see on nagu natukene hirmutav, aga ma arvan, et kõik läheb hästi. Kartsin, et äkki hommikul sajab, aga praegu tundub, et ilm on ikkagi paremaks läinud. Ja eile ma rohkem ei filminudki midagi. Ma lihtsalt panin asjad kuivama ja chillisin, aga jah, nagu ma mainisin, siis Danielil oli eile seljaopp. Tal on juba pikka aega olnud nagu väga jõhkrad seljavalud ja nüüd lõpuks mul on nii hea meel, et ta sai seal opil käidud ja loodetavasti on see taastumine ka kiire. Arstide sõnul õnneks nagu peaks olema, kuna ta on nii noor ka, et siis ma loodan, et saab kiiresti jalule ja oma elu normaalselt edasi elada. No nii, ja selline on siis outfitike, millega ma lähen. Ma küll mõtlesin midagi särtsakamat panna äkki, et mitte üleni must. Aga samas ma tunnen ennast väga nagu mugavalt ja hästi niimoodi ja mulle meeldivad need püksid. Ja kuna neil on nagu videopildis ka see, siis mõtlesin, et niimoodi on kinda peale minek. Podcasti salvestus on tehtud. Minu arust läks hästi. Tore, nüüd on väike pingelangus. Mõtlesin, et ma lähen Boltasse. Ma ei tea, mul otseselt mingi plaani ei ole, aga mul on tund aega ürituseni. Nii et nüüd vaatan siin samas kandis ringi. Mul ei ole mõtet kuskile mujale minna, nagu nii Balti jaamas see üritus ka toimub. Ma vist ei teadnudki, aga see on kleidipoe avamine, nagu ma aru sain. Ja siis Matcha Bear peaks seal kohal olema. Nii et peaks siis matchat ka saama. See on mango. Tõgi päris seemisnahast. S-suurus. Mul ei ole vaja. Aga 29 euri. Ülinorm. Ma ei tea, mulle see mõte sellest komplektist meeldis, aga nüüd kui see mul seljas on, siis see vist ei kaunista mind. Kui midagi, siis võib-olla see seelikaga, see bluus kuidagi midagi siin ei sobi. Ma ei tea, ma mõtlen Fashion Nova komplekt ja bluusil oli vähemalt hildid ka küljes, nii et on täitsa uus. 10 euri üle minusa, 10 euri alla minusa. See on selline kleit. Päris nõnnu, aga see on 50 euri. Aga isegi nende kiibadega minu arust on. Nii, ma nüüd natuke ennem ütlesin valesti, see on Kleidi klubi avamise üritus siis, kuhu ma lähen. Ehk siis see on nagu kleitide renditeenus ja seal on siis kohal Matcha Bear, see on brunchi kujul, nagu ma aru saan, ja Glowberry on seal ka kohal. Nii et ega ma täpselt ei tea, mida oodata, aga siin Telliskivi loomelinnakus on, nii et ma nüüd liigun siis vaikselt sinnapoole. Ma küll oleks saanud mõne sõbrannaga kaasa võtta või öeldi, et võib +1 võtta. Siis ma üritasin kedagi endaga kaasa saada, aga ma ei saanud kedagi, nii et lähen üksindaga, ma arvan, et see on fine. Ja ma sain muide podcasti salvestuselt ühe raamatu ka, sealt rahvaraamatust kaasa valida. Ja siis ma ostsin endale selle musta kleidi ära. No nii, ma olen kodus ja teel koju. Ma mõtlesin kuidagi, et
kui äge, et meil on nii palju ettevõtlikke noori naisi Eestis või vähemalt minule tundub, et päris palju on, et noh, täna ka see Kleidi klubi avaüritus nii-öelda, et mitmed ägedad naised koos, kes viivad oma ideesid ja unistusi ellu. Ja kuidagi üldse ma olen nii selle nagu ettevõtluslainel, kuna see podcast ka ja et ikka tore on näha, et on palju ettevõtlikke noori inimesi. Ja üldse noh, ma tunnen mu enda ümber ka ju, et mu sõbrannade hulgas on mitu ettevõtjat ja üldse isegi kui mitte ettevõtjad, siis lihtsalt ambitsioonikad, tublid inimesed, kes nagu pürgivad edasi, siht silme ees, et ma arvan, et see nagu motiveerib iseennastki alati edasi minema, rohkem tahtma ja püüdma. Et väga äge. Samas, nagu ma täna ka seal Äristarteri podcastis rääkisin, siis on oluline nagu olla ka hetkes ja olla tänulik sellest, mis juba on. Nii et väga lahe. Ma tunnen, et mul on sellest matšast natukene siukene südame puperdus sees, kuigi tavaliselt matša ei tekita mulle seda, nii et ma ei tea, kas ma jõin selle lihtsalt nagu liiga kiiresti ära, võib-olla ma olen harjunud natuke aeglasemalt jooma, aga issand jumal, no ma tegin teile ainult paar klippi küll sealt ürituselt, aga kui ilus see kõik oli, noh, visuaalselt lihtsalt vau, kõik noh, need lilled, kogu see naturaalne valgus, kõik oli väga paigas. Aga põhimõtteliselt siis Kleidi klubi on uus Kleidi rentimise võimalus, et Instagramis saab siis neile kirjutada ja siis saab proovima minna, kui lepid aja kokku ja noh, täna olid seal küll siuksed hästi kevadised ja pastellsed kleidid, aga tegelikult valikus on nagu väga palju erinevaid kleite, nagu ma aru sain. Et väga lahe ja rääkides kleitidest, siis noh, väga tore, et ma seal basaaris käisin, sest ma ei olnud seal mitte kunagi varem käinud, Balti jaama turul see basaar. Ja ma ostsin sealt ära selle musta kleidi. Siis ma ei tea, kas sealt oli ka näha nagu seda, ma ei tea, heegeldatud osa. Aga minu arust väga ilus näeb välja ja nagu siuke mõnus lendlev. Ja no ta oli 50 €. Mina ei tea seda brändi, kusjuures ma tahtsingi vaadata. Et kas need on siis nagu kallid kleidid, et see oli 50 €. Oh, wow! Okei. Kuule, see oli megadiil. Ja ma isegi ei teadnud seda. Wow, kui äge. Need kleidid on nagu, siin on 985, 445, 535, 510, 675. Oh my god, ma pean kirjutama Annetele ja Laurale. Ma saatsin neile videoklipi sellest kleidist, et kas ostan. Okei, nüüd ma tunnen ennast veel paremini selle ostu osas. Oh my god. Ja see istus ka tõesti nii mõnusalt, et oli nagu nii lendlev, et ma mõtlesin, et suvel, kui on, noh, räägitakse, et meil tuleb siin suvi, et siis suvel on ju nii mõnus sellega ringi lennelda. Ja siis ma ostsin veel siukse koti. Mulle väga meeldis see sang. Nagu et siuke mingi sõlmekene siin, siuke mõnus nagu slouchi ja musta värvi, aga ikkagi nagu eriline. Et oletame, et mul nagu täna näiteks mul on üleni must riietus, aga isegi kui ma selle siia juurde võtan, siis ta nagu annab midagi juurde. Pluss mul on üks Beach Grandi festivalipäeva outfit juba teada. See tuleb üleni must ja siis ma mõtlesin, et sinna juurde ka võiks nagu hästi see sobida. Kuigi ma alguses kujutasin ette nagu mingit diislikotti sinna. Mingit siukest natuke nagu edgimat, aga samas noh, see sobiks ideaalselt ka. No eks vaatab, kui see lähemale jõuab, igatahes siuksed musta värvi ostud. Ja see raamat, mille ma sain endale
seal podcasti raames siis välja valida. Ma valisin siis sellise, ma ei ole seda kunagi varem näinud, 50 lauset, mis teevad elu lihtsamaks. See tundus nagu miski, mis võiks mulle ära kuluda. Mis mind kõnetas, ma loen teile. Karin Kušrik, ma ei tea täpselt, kuidas seda praegune nimi öeldakse, on enam kui 20 aasta jooksul enesejuhtimisnõustajana kogenud, kuidas me hägususe, piiride mitte seadmise ja tunnustuse puudumise kaudu oma elu ise keeruliseks muudame. Ning see raamat on loodud pakkumaks tõhusaid lahendusi, mis elu lihtsamaks teevad. Ei mingeid keerukaid tööriistu, pelgalt 50 käepärast kergesti meelde jäävat fraasi. Ja ma võtsin siit mingid suvalised kohad lahti ja need kuidagi kõnetasid mind. Siin ongi nagu lausete või fraaside kaupa siis need peatükid, näiteks 11. peatükk. Sain just aru, et see teema mind tegelikult ei huvita. Et siin on siis mingid näited sellest, et kuidas ilmselt selline lihtne lause võib su elu kergemaks teha. Issand, ma olen kohe täitsa elevil, et seda lugeda. Siin on 8. peatükk, ma saan teist väga hästi aru ja tahaksin siiski midagi muud. Ühesõnaga, kuna ma olen niukene, mul on olnud raskusi oma elus piiride seadmisega ja kohati ma ise väljendan ennast ebaselgelt, sest et ma kardan, et kui ma liiga selgelt väljendan, siis ma astun kellelegi varvastele või teen mingi olukorra ebamugavaks. Aga ma olen nagu viimaste aastate jooksul aru saanud, et see niimoodi ei saa, sellepärast et kui sa oled selline tallaalune, siis teised inimesed sõidavad sust üle ja sina oled lõpuks see kannataja. Ja see ei tähenda, et peab olema bitch, et peab olema kuidagi ülbe, mitte absoluutselt seda, aga selge ja sa pead väga selgelt aru saama, mis on sinu piirid, mis on sinu jaoks okei, mis ei ole ja niimoodi on elu lihtsalt palju parem. Kui ta helistab mulle. Ma olen ikka oma Max ja Mooritsa lihavarusid söömas, nii et mul on täna siin sulajuustu grillvorstid. Proovin esimest korda ja üllatus, kapsasalat. Ja Laura tuleb homme, milline roheline kuma. Sellest me saame aru, et puud on lehte läinud. Igatahes Laura tuleb homme Eestisse ja me oleme jäänud hiljaks oma õhtusöögi broneeringuga, nagu ma praegu aru saan, sest et kõik kohad, ma olen vist 4 erinevat poppi kohta praegu vaadanud üle ja neil on õhtuseks ajaks broneeringut pakkuda kas kell 16.30 või kell 9. Ehk siis kõik kõige popimad ajad on võetud. Nii et ma ei teagi, kus me siis homme lähme, aga küll me kuskile lähme, ei ole muret. No nii, ma käisin õhtusel jalutustiirul, käisin Lidlist läbi. Ma nagu arvasin, et ma tahan sealt rohkem asju, aga ma kohe näitan, mis ma ostsin. Ma ostsin väga vähe. 7200 sammu täis. Väga tore. Ma ostsin ilge kotide ja 500 grammi neid väikseid tomateid. Minule meeldivad need kirstomatid rohkem või on need ploom. Ma ei tea. Igatahes need väiksed tomatid mulle meeldivad rohkem kui suured. Ja ma mõtlesin, et ma saan mingit tomatisalatit teha. Siis praegu mul läheb ülipalju kreeka jogurtit. Kusjuures see Lidli kreeka jogurt vist olen juba öelnud ka, aga see on üks mu kõige lemmikumaid. Ja siis random ost. See oli küll juba seal poes lahti võetud, aga põhimõtteliselt 3 komplekt tanktoppe. Hele sinine, sööke lihtsalt nagu basic, aga selle pitsiga. Siis valge. Ja siis siin on hall ka. Ja see maksis mingi 6 midagi. 7 euri, 6,99. Ja siis ühe selle paprika ostsin ka. Mulle meeldivad need magusad paprikad. Nii et sellised ostud. Ma olen kuidagi nii väsinud täna, sest kuigi ma ju nagu mega palju ei teinudki, aga ma arvan lihtsalt see närvipinge selle podcasti pärast. Igatahes ma arvan, et ma täna rohkem ei vlogi, kell on juba 9 läbi ka. Tere hommikust, käes on reede ja mina lähen jõusaali, teen kogu keha jõutrenni ja siis ootab ees kiire tööpäev. No nii, ma sain podcasti monteeritud. Mõtlesin, ma teen väikse snäki.
mõnus. Siis mul on vaja teha pühapäevasele vlogile thumbnail. Muidu see on juba valmis, description on valmis, selle on korras. Ja siis ma pean ühe projektiga tegelema, mis on siuke nokitsemine. Ja ma pean täiega lokk kinnima. See on mu jaoks nagu raske. Või noh, kui ma hakkan midagi tegema, siis ma saan sellesse sisse mindud, aga see võtta ette, kui ma tean, et see on mingi nagu suuremat sorti mahuga töö, see on juba raske. Ja ma peakski mõtlema välja, kell on praegu 1. Et kella 7 ma panin siis meile lõpuks sinna brasserisse laua kinni. Kell 5 hiljemalt võiks sättima hakata. See tähendab, et mul on 4 tundi praegu aega. Ma olen vahepeal valmis saanud. Ma ei tea, ma kuulasin oma lemmik seda Too Hot Takes podcasti ja ma isegi ei mõelnud teiega seda protsessi jagada, aga no igatahes siin me nüüd oleme. Ja võtan täna oma uue kotikese välja. Kas ma saan teile outfiti näidata niimoodi? No igatahes siuke väga basic. Mul on need Hugo õrna mustriga tumesinised teksad. Ma tahtsin käepõrusid veel panna. Ja ma panin täna seda, mis selle nimi oligi? Mango Punch parfüümi. See on siuke hea, natuke troopiline, püsib hästi. Siukene suvine, mõnus, zesti. Ja nüüd ma hakkangi liikuma. Tere hommikust! Käes on pühapäev. Eile ma ei vloginud, siis ma ei teinud väga midagi. Ja jah, täna on pühapäev. Eile ma sõin pool pitsat ära, nii et täna hommikul mul on teine pool pitsast. See on see pitsa, millel on siin crusti sees vorst. See on kõige parem. Nendest külmutatud pitsadest minu arust. Ja siis ma avasin just külma Red Bulli. Oh my god, kui hea. Ja nüüd ma naudin lihtsalt rahulikku hommikut siin rõdul. Kuulan Tana Mo Show uut podcasti, Brand Safe. Ja siis vaikselt panen valmis. Täna on Nupstopsi avamine, nii et see on tänase päeva siukene põhiasi. No nii, ma sain ennast valmis ja nüüd ma lähen tegelikult kõigepealt viin ühe paki teele, see läheb Eenale. Ja siis ma käin Lidlis ja siis ongi aeg liikuda juba Nupstopsi. Ja kes veel ei tea, pole kõiki vloge võib-olla vaadanud, siis Nupstops on siis Balti jaamas mu sõbranna siukene suve kohvikukene, kus saab siis Dubai šokolaadi maasika topsi ja matšat. Neid matšasid me testisime siin mõned vlogid tagasi, et mis see täpne retsept peab olema, et see oleks kõige parem. Nii et very excited, et süüa seda maasikatopsi ja juua hea matša. Vaadake seda. Jom. Ja minu matša tuleb ka kohe. See klamber. Nii, ma proovin siin selliseid oliivirohelisi prille. Mina ostan need. Need ostab need. Ja siis ma näitan teile roosasid prille ka. Ja nüüd on küsimus see, kas mul on neid mõlemaid vaja. Vaata nüüd selle roosa outfiti juures mida roosa. Ei, see roosad, see on nagu kindel laks. Ja, kindel. Okei. No, mulle meeldivad ikkagi need teised ka nii. Ma praegu vaatan, et need on samad, aga täpselt samad. Oota, ma tahan ka siis neid roosasid proovida. Proovige. Aga ei, mulle meeldivad ikka need oliivikad ka, siis tuleb mõlemad võtta. No need ei ole nii kallid. Nii, meil on siin selline kotikene. Väga ilus. Handmade. Jaa. Mis asi 70 mis? 77 eurot ja siis siin on see, et need saad nagu sõlmest lahti teha, et seda tegelikult saad lühemaks teha, et on umbes niimoodi vaata, et sa hoiad nagu käes, aga saad ka pikemaks teha, et on siis nüüd õla peal. Väga ilus ja väga sinulik. Me leidsime järgmise. Järgmine, jah. See on peaaegu sarnane, aga siin ei ole seda, et siin on ainult saad käes kanda. Aga no see on täiesti minu värv. See on nagu mul see vannikott. Küll sama roheline täpselt.
no nii, ma olen kodus ja väga mõnus päev oli täna. Me kuidagi olime nii hetkes ja ei andnud tegelikult üldse tagasisidet sellele Nupstopsile, aga ma tahtsin siia ikkagi veel öelda, et meile väga maitses, Anetele väga-väga maitses, ta ütles, et ta peab oma venna ja õe ka sinna viima. Et siuke hästi hea minu arust maitsebalanss, et ei ole nagu liialt magus, et just parajalt ja on nagu kõiki maitseid tunda, et on seda maasikat, seda pistaatsiakreemi, šokolaadi, see krõbe, siuke puru. Et väga-väga hea ja matša on ka tõesti seal hea, aga seda ma juba teadsin, sest et me testisime ju seda ennem, et tõesti sealt ma soovitan ka siis võtta, kui sa isegi varem ei olegi proovinud, et ma arvan, see on väga hea esimene kogemus ja miks mitte võtta just see maasikamoosiga, kuigi ikka ilma selleta on väga hea. Et jah, ja ma sain aru, et läks väga hästi see esimene päev, et ma nägin Aleksandria story'st, et neil läks kõik see 100 kilo maasikaid ära, mis nad olid selleks päevaks võtnud sinna. Et no imeline, ma olen nii uhke tema üle ja nii hea meel ja loodan, et terve see suvi läheb hästi, et nad on terve suve avatud, nii et kui sa ka ei ela Tallinnas, siis võib-olla ikkagi suve jooksul jõuad siia, siis ma kindlasti soovitan minna ja üldse ma ei tea, Balti jaamas tegelikult päris palju teha. Esiteks seal on nii palju söögikohtasid, siis ongi Nupstops on ju ja seal üleval korrusel on igast vintage poed, see basaar, et seal võib kohe täitsa mitu tundi varuda, sest meil ka tüdrukutega me olimegi lõpuks, ma ei tea, kui mitu tundi seal. Et Laura liitus ka meiega mingi hetk ja siis me käisimegi nendes poodides, Anette ostis selle musta koti ära, mina ostsin endale need mitte prillid. Ja siis me vahepeal istusime niisama seal päikse käes veel ja siis me läksime Bad Habitsisse, kusjuures ma olen juba ammu kuulnud selle mac and cheese'i kohta, mis seal on, et seal saab siis võtta kas peekoniga, krõbekanaga, mingi trühvliga või midagi oli seal veel. Väga hea oli tõesti, et mulle väga meeldis. Mulle meeldib enda kodus tehtud mac and cheese ka, aga see on ikkagi natukene advanced variant kindlasti. Et jah, ja väga mõnus, ilus ilm. Ma küll mõtlesin, et äkki ma õhtul läheme jalgrattaga sõitma. Aga ma ei viitsi. Nii et tõmbangi siin otsad kokku. Loodan, et oli tore vaatamine ja näeme juba järgmises vlogis.